ma arvan, need on kõige rohkem mu tervisega seotud olnud. Kindlasti rinnavähiga tegelemine, sellest läbiminek, lapse kaotusest läbiminek ja ongi kogu selle tervise poolega tegelemine. Ma arvan, ma olen õppinud seda, et suhtumine on elus absoluutselt kõige aluseks. Ükskõik, mis juhtub, see on alati asi, mis on 100% meie kontrolli all. Ja siis ma olen õppinud seda ka, et alati on asju, mille eest tänulik olla ja seda, et ega me enne ei teagi, kui tugevad me oleme, kui muud varianti ei ole, et pinge ainult neid teemanteid lühib. Ma arvan, tervise poole pealt ma olen lihtsalt korranud mustreid ja mustreid, mis ei ole mu kehale, mu vaimule, millelegi head. Nii et kindlasti on neid rehade otsa astumisi olnud mitmeid, aga ma arvan, mingi hetk sa astud selle reha otsa, mis nagu virutab sulle teistpidi nii laksaki vastu nägu, et sa saad aru, et okei, nüüd vist aitab. Üks mentor alati ütles mulle, et kui sa tahad kiirelt edukas olla, siis faili ka kiirelt. Mida kiiremalt asjad pekki lähevad, seega tõenäoliselt kiiremini mõtled lahendused paremini välja ka. Nii et ma usun, et mingid väikseid asju ennetada saab, aga ma ei usu, et on olemas edukat inimest, kellel ei ole elus midagi rasket olnud, kellel ei ole midagi pekki läinud ja ta ei ole sellega pidanud tegelema. Mina olen otsustanud kõiki oma läbielamisi jagada ja see on olnud üks olulisemaid asju, mis mul nendega on aidanud tegeleda ja kogu seda läbiminekut nauditavamaks teha, kui seda üldse nauditavana võtta saab. Seega, klišeena öeldakse, et jagatud mure on pool mure, aga ma arvan, kõikides nendes klišeedes mingi iva on, nii et mina ütleks jah.